Mina olen üks ema, kellele sündis väga ammusel ajal poeg, kellele sai nimeks Achilleus. Achilleus ei olnud mingi tavaline poiss, vaid ühe kuninga ja minu merenümfi poeg. Poja sündides aga ennustas saatuse jumalanna mulle, et kui Achilleus peaks kunagi Trooja sõtta minema, siis sureb ta noorelt. Ühegi ema süda ei talu sellist mõtet. Seega pidin midagi ette võtma. Nii et kui mu poeg oli alles väike, kastsin ta ülenist üksi jõe vette, et muuta ta surematuks. Aga igaks juhuks, et olla ikka täitsa kindel, et sõda teda kunagi kätte ei saaks, saatsin ta elama väikesele Skürose saarele kuninga õukonda. Aga mitte niisama. Mu poeg elas seal tüdrukuks riietatuna. See pidi kindlustama, et keegi teda ära ei tunne ja ta eales sõtta ei satu. Mina olen Odysseus, üks kuulsamaid kangelasi Kreeka mütoloogias ja kirjanduses. Meile oli ennustatud, et Trooja linna vallutada ja Trooja sõda võita ei ole meil ilma Achilleuseta võimalik. Seega saadeti mind teda otsima. Teate, mina olen tuntud oma tarkuse ja kavaluse poolest. Ma maskeerisin end rändkaupmeheks ja tulin siia Skürose saarele oma kaupa pakkuma. Siin pildi peal näedki, kuidas daamid valivad endale minu kaubakirstust esemeid. Minu kauba hulgas on uhkeid rõivaid, kauneid ehteid, ilusaid lauanõusid, aga ka mõned toredad mõõgad, kilbid ja odad. Kunstnik on minu kaupade materjali väga meisterlikult maalinud. Milliseid materjale sa märkad? Metallse helgiga kanne, külma läikega atlaskangaid, särava kumaga pärleid, peeglit. Pista siinsamas ruumis käsi minu kaubakirstu. Proovi, kas tunned pimesi ära, mis esemed sulle kätte jäävad? Kui ma saarele oma kaupa pakkuma tulin, paljastus Achilleuse maskeering. Aga kuidas ta ennast reetis? Vaata hoolega pilti. Kui teised imetlesid pärleid ja kangaid, siis neiuks riietatud Achilleus haaras kaubakirstust esimese asjana kohe mõõga järele ja näitas, et on hingelt sõjamees. Vaata, tema see ongi siin maali keskel. Mõõk käes, seljas sinine rõivastus, õlal punast värvi kangas. Ega riided ei määra, kes me oleme, ikka meie käitumine. Achilleus tuligi meiega Trooja sõtta ja võitles vapralt. Ent kahjuks oli saatuse jumalannal õigus ja Achilleus sai sõjas surma. Aga ta oli ju lapsena surematuse jõkke pistetud. Ja välja arvatud tema kand, kust ema teda kinni hoidis. Just sinna tabaski teda saatuslik nool.